Tere ja aitäh sulle, kes sa tulid täna siia kuulama Elina kogemuslugu. Mul on nii hea meel, et tänasel loole kuulamisel on registreerinud rekordarv inimesi võrreldes eelmiste fookuspunkti kogemuslugudega. Et väga selline tore on näha seda. Mina olen Kerli, olen fookuspunkti asutaja ja eestvedaja ja tänase veebisündmuse, kui nii võib öelda, korraldaja ja intervjueerija rollis siin. Hakkame rääkima traumast, kuulame Elina kogemuslugu sellega seoses, räägime trauma vabastamisest, hingamisteraapiast ja lõpus jagame teile ka ühte uudist ja pakkumist. Ja kindlasti on oodatud ka küsimused, mis on seotud traumaga, hingamisteraapiaga, traumavabastusega. Nii, tere Elina, tere tulemast sulle. Tere kõigile, nii hea meel teid osasid ka näha, mul on suur rõõm, et teid on nii palju. Ja aitäh nii tore, et sa tulid meile siia rääkima, et ma tean, et Elina päevad on kõik täis broneeritud, hästi raske on ühendust saada, et tõesti suur tänu, et sa võtsid selle aja täna. Ja kas sa tahad ennast lähemalt tutvustada, et me teame kõik, et sa oled hingamisterapeut, traumavabastusterapeut, võib-olla et kogu seda nimekirja, mida sa kõike õppinud oled ja mida sa oskad, et seda võib-olla ei hakka ette lugema, aga et võib-olla selgitad, milles su töö seisneb või mis sa teed igapäevaselt. Ja, no ma olen sündinud Saaremaal, Kuressaares üles kasvanud ja noorena ma olin niisugune aktivist ja ikkagi selline hüperaktiivne, et kunagi ma arsti juures ei käinud, aga nüüd nagu tagantjärgi, kui ma olen uurinud neid vaimse tervise teemasid, siis ma olen ikkagi aru saanud, et ma tulen sellisest ATH taustast, kus mulle meeldis alati palju asju teha ja ma seda ka tegin ja siis ma jah, tihtipeale võib-olla siis sattusin ka ohtlikesse olukordadesse ja siis mul kujunesid nende ohtlike olukordade kogemusena välja sellised mingid ellujäämisstrateegiad. Et ma mäletan, kui ma olin võib-olla 14-aastane, siis ma olin Kuressaares ja kõndisin öösel bussijaama tagant, kus olid mingid gängid ja jõid seal õlut ja siis mul oli lapsena peas selline mõte, et ma ei tea, kus see mõte tuli, et mis sa siis Elina teed, kui keegi sind ära vägistab. Ja siis mõte oli see, et vägistad vastu, et kuidagi nagu siuke lapse mõte, aga huvitav, kuidas see hiljem nagu mingi 10 aastat hiljem mu elus siis nagu rakendust leidis või niimoodi. Et jah, et ma siis müüsin USA-s raamatuid ukselt uksele, mis oli ka selline huvitav töö, et 21-aastane tüdruk pannakse suvalisel Alabama tänaval maha ja siis öeldakse, et mine nüüd koputa ustele ja otsi endale kodu ja käisin päevast päeva võõraste inimeste juures kodus sees, et kui nüüd tagantjärele mõelda, siis seal oli potentsiaali jälle nagu ohtudeks päris palju ja võib-olla üks, kui nüüd tagantjärele sellest trauma perspektiivist vaatan, et siis see, et ma ei tohtinud nagu lapsena väga nagu negatiivseid emotsioone väljendada, siis mul ka kadus oma hirmuga kontakt, et ma nagu, kuigi hirm oli, siis ma valisin alati olla nagu julge, aga tegelikult ka hirm ja viha ja kurbus, need on kõik ikkagi meie sõberemotsioonid. Ja siis see Iraagi lugu, mis täna ilmselt nagu siin ka fookust leiab, et siis too oli selle kõige kulminatsioon, kus ma ei tajunud ära seda peent manipulatsiooni. Ja see manipulatsioon on loomulikult minuga olnud lapsepõlvest saati, et nagu kõige suuremad manipulaatorid on lapsed ise, eks. Ja siis nagu täiskasvanute
suhtumine laste suhtes, et mul mm, tulin jah sellisest high achieving, ma ei tea, mis see eesti keeles on see sõna, et selline saavutamisvajadus. saavutamisvajaduse keskkonnast. Õudselt hästi praegu kohe loo alguses selle välja, et kuidas see fookuspunkti tuumteemaks on ka kaassõltuvus, on ju, et kuidas see nagu võib-olla aitas kaasa natuke, et sa sattusid sinna ohtlikesse olukordadesse, eks ju. Jaa. See, et vaatamata sellele, et sa tajud, et on oht, aga sa oled tubli, sa oled tugev, sa saad hakkama, on ju, et sa lähed ikka, et tegelikult nagu vahest tuleks seda ohtu kuulata ka, on ju, et nagu ohutunnet. Just, et see tubli tüdruku sündroom muutis mind hästi kergesti manipuleeritavaks, et see tubli olemine muutus olulisemaks kui oma ohusignaalide kuulamine, täpselt nagu sa ütlesid. Jaa. Miks sa üldse nagu läksid USA-sse, kui vana sa olid, et sa läksid USA-sse nagu raamatuid müüma, et lihtsalt mõtlesid, kas ma olin 20-aastane minu meelest, jah, 20-aastane ja ma käisin EBS-is ja ma õppisin ärijuhtimist ja müüki ja professionaalsem müügisuunal ja raamatute müümine oli ju the ultimate müügikogemus, et mul oli vaja praktikatöö ka teha ja ümberringi mul olid inimesed, kes seal käisid ja noh, see eduelamus müüdi nii edukalt maha ja tegelikult, kui ma nüüd mõtlen tagasi, ma palju ei mäleta sellest intervjuu protsessist, aga ma mäletan, et mu see Iraagi ülemus ütles mulle, et kui sa suutsid digitaalajastul USA-s ukselt uksele raamatuid müüa, et siis sa saad selle tööga ka hakkama. Et see, ja mina olin väga uhke selle üle muidugi, et ta mulle seda ütles, sest et see Märter oli ikkagi auasi, et kellelegi kõvasti pappi teenida ja ise oma elu sealjuures ohtu seada tundus kangelaslik. ajal see oli nagu populaarsem võib-olla, et mul tuleb kohe meelde see Peep Painu raamat ka, et ukselt uksele, et sama teema, et kuidas ta läks siis sinna USA-sse raamatuid müüma, karjääri alustama. Just, jah. Aga millest sa unistasid sellel ajal või mis sihid sul olid? Ja sa lihtsalt läksidki, et lähen vaatan, mis saab. Ma tahtsin, tegelikult enne kui ma EBS-i läksin, siis ma mõtlesin, et ma lähen Balti Filmimeediakooli, et ma tahtsin hakata tegema podcast'e üldsegi, et ma tahtsin olla intervjueerija, ma tahtsin telesaateid teha ja ma tahtsin olla nagu see Oprah ja ma tahtsin inspireerida inimesi, kellel on elus keeruline, et saab ikkagi paremini ja sihuke nagu optimist olla. Ja ma olin ka selline, kes pani endale ikka mingi aasta eesmärgid ja siis mul need eesmärgid olid seina peal ja USA-s või sinna Iraaki ma pärast raamatute müüki sattusin niimoodi, et ma olin USA-s elanud ka pärast raamatute müüki, et ma tahtsin ikkagi USA-sse elama minna, aga ma ei tahtnud seal olla illegaalselt, et ma tahtsin, et mul oleks tööluba ja siis ma hakkasin lapsehoidjaks õppima, seda au pair'i koolitust tegema ja siis mul olid internetis portaalid, erinevates portaalides need kuulutused üleval ja siis üks portaal oli selline, kus ka siis assistenti otsiti, et ma arvan, et ta sealtkaudu mind leidis, aga nüüd pärast seda, kui on olnud need uurimised, politsei uurimised ära, siis on käinud ka spekulatsioonid, et see, kuidas mind leiti, võis olla üldse läbi algoritmide ja kuidagi teistmoodi, sest ma pidasin ka avalikult blogi aastaid oma nagu, ma ei tea, ma elasin Taanis niimoodi, et ma kolisin sinna, mul oli vast 2000 eurot ka ei olnud, aga ma tahtsin Taani ülikooli minna pärast EBS-i ja siis ma sealt sain endale mingi jalgratta, millega ma siis hommikul 40 minutit tööle sõitsin ja õhtul tagasi ja käisin täiskohaga restorani tööl ja siis käisin veel koolis ja siis panin veel pidu ja siis kuulasin palju selliseid motivatsiooniraamatuid nagu Brian Tracy ja Tony Robbins ja ma olin kogu aeg selline nagu hyper motivating
hüpermotivatsiooni seisundis ja siis ma kogu aeg blogisin sellest, et ma tegin ennast internetis ka nähtavaks selle inimesena, kes läheb ellujäämise ja edu nimel nagu natuke selline enesearengu fanatt siis äkki. ja mu blogi nimi oli ka, et I am determined to learn and no one can stop me, mis on ka üsna selline jah, ja siis tahtsin minna lapsehoidjaks ja tegin neid eksameid seal ja esseesid kirjutasin ja õppisin lapsehoidjaks, aga siis sain hoopis selle Iraagi tööpakkumise. See tööpakkumine tuligi siis niimoodi lihtsalt pöörduti sinu poole, et sa ei kandideerinud otseselt? Ei kandideerinud jah, mulle kirjutati email lihtsalt, et saada mulle oma CV ja siis ma saatsin ja siis oli intervjuu ja see ei olnud esimene intervjuu, mis ma tegin läbi nende portaalide, et mul no ikka oli Ameerikas erinevaid perekondasid, kellega ma tegin intervjuusid ja siis oli ka selliseid inimesi, kes otsisidki omale lihtsalt mingit kolmandat naist, et oli selliseid skämmareid ka ja temaga ma ka ikkagi küsisin kõiki neid küsimusi ja püüdsin selgeks teha, et see ei oleks mingisugune skeemiprojekt ja ta oli nagu hästi tark, hästi sõbralik, aga Inglise keelt tehti siis või? inglise keeles ikka ja hästi pikalt käisid need protsessid ja ma ei tea, kummaline on see, et kui vähe ma mäletan sellest, kuigi see kestis 6 aega. Ja ma mäletan ainult seda, et see oli hästi tähtis, et ükskõik kus ma olin, siis ma läksin sealt minema, sest kui ta mulle nagu lambisel ajal kirjutas, et kuule, meil on nüüd vaja rääkida, et ta tegi kogu sellest intervjuu protsessist sellise nagu elu või surma küsimuse. See oli üks viis, kuidas ta mind algusest peale ilmselt juba oma meelevalda sai, et väga suured sellised tõstmised ja mahakukutamised, et üks hetk me päästsime seal maailma, et hakkame neid refugee camps, põgenikelaagreid ehitama, sest see oli see aeg, kui ISIS, see terrorismiorganisatsioon, oli hästi aktiivne ja ka nagu Euroopa poole liikus ja siis oli vaja ju päästa neid naisi ja lapsi ja ma olin kunagi keskkooli ajal näidendeid kirjutasin kooli ajal ja lavastasin ja üks minu näidenditest oli Afganistani sõjast. Nii et minu ja sellest, kuidas need lapsed ja naised seal kannatavad, sellepärast et seal on sõda, ehk siis see oli mul juba nagu alateadvuses kuidagi olemas, et see suur päästja instinkt ilmselt selle nägi ka läbi, et mul see Mõtlengi, et see on nii imelik, et nagu oleks teadnud seda, et juba oli jah, selline nagu missioonitunne või. Ja kas ta põhjendas ka kuidagi seda, et miks ta just sinu poole niimoodi pöördus ja pakub sellist tööd sulle? Ei mäleta seda väga enam. Kui ma nüüd tuletan meelde, siis ta ütles, et ta väga paljude inimestega räägib, et mul oli kogu aeg see tunne, et konkurents on väga suur ja mul on tohutu privileeg. Tõestama ennast kogu aeg on ju. Ja, et see oli ikkagi privileeg, mistõttu ma ka lahkusin, ükskõik kus ma olin, ma lahkusin, et temaga rääkida, sest et mul oli tunne, et ma olen üks 1000 või 100, midagi sellist. Ja siis lõpuks tuli kutse siis kohale sinna minna Iraaki. Kõigepealt tuli kutse Istanbulis Türgis, et seal meil oli esimene kokkusaamine, kuhu ma jõudsin öösel ma arvan, et 10 õhtul me jõudsime hotelli. Siis ta tellis pudeli veini, sest et ma olin ilmselgelt stressis. Mul oli stress nii suur, et mul oli raske suud lahti teha, et ma nagu surusin hambaid omal kokku ja ma kindlasti värisesin ja ongi, et ma mäletan nagu mingeid pilte sellest olukorrast.
aga ma olin ka rahaliselt sellises seisus, et ta kandis mulle raha ette vist, jah. Et sa saaksid sinna minna. Et lennupiletid vist osta ja, ja, ja siis jõudsin sinna kohale ja siis ta tellis pudeli veini ja ise ta muidugi ei joonud, aga siis ta hakkas mulle rääkima hästi palju just nagu sõjaväe fookust ja rääkima oma võimu ulatusest ja kuidas lojaalsus oli ikka põhiline asi. Aga siis ta rääkis, et kuidas need töötajad, kes tal on varem olnud ja kes on teda reetnud, ta rääkis erinevaid stsenaariumeid, et mis nendest saanud on ja kuidas neid. Kohe alguses niimoodi. Jah, noh, neid jutte ta siis ei rääkinud, kui ma olin Eestist. Kui me Eestis olime, siis ta ka ikka rääkis ja ma neid NDA-sid, ma ei tea, mis see NDA on eesti keeles, konfidentsiaalsus. Jah, selle olin veel ennem ka Eestis allkirjastanud ja töölepingu, et mul oli hästi suur trahv, et kui ma kellelegi üldse midagi räägin, ma praegu seda summat ei mäleta, aga see oli, ma ei tea, kas oli sadades tuhandes, aga mingi 80 pluss midagi tuhat, et kui ma kellelegi midagi räägin, et siis on see trahv jah, noh, eks veebis ta oli hästi tore, ta oli kogu aeg tore, aga rääkis samal ajal ka, milleks ta võimeline on, kui if I cross him, et kui ma tema headust kuritarvitan. Jah. Aga see esialgne plaan oligi siis nende sõjapõgenike seal mingi aitamine, et nende mingi varjendid või mingi hetk ju oli see ehitus, mingi firma ülesehitamine, millega sa aitasid seal, et see nagu ettevõte oli ikka päris inimene nagu, et see kõik, mis ta rääkis, et see oli nagu õige jutt, onju. Noh, jah, alguses oli põgenikelaager, siis ma sain aru, et me teeme ükskõik, mida sellel sõjaväel on vaja, et see Kurdistani sõjavägi oli siis ainus sõjavägi, kes ISISe vastu reaalselt nagu maapinnal võitles, et teised, noh, Iraagi sõjavägi tegi niimoodi, et seletan natuke, et see Kurdistani sõjavägi Iraagi alal, Kurdistani riik või nagu kogukond, Kurdistani rahvas on nagu juudid olid Euroopas, et on rahvus, aga riiki ei ole. Et see Kurdistani riik oli siis Iraagi, Türgi, Süüria ja Iraani vahel niimoodi ära jaotatud. Ja siis kogu sõjaväeline abi, mis läks kurdidele, kes olid ainsad, kes ISISe vastu võitlesid, kogu see sõjaline abi sai minna ainult läbi Iraagi sõjaväe. Aga Iraagi sõjavägi tahtis ikkagist kurdidest lahti saada, ehk siis nendel ei olnud selle vastu mitte midagi, et see ISIS neid kurde seal maha tapab. Ja siis see sõjaline abi, mis pidi minema kurdidele, siis läks Iraagi sõjaväele ja Iraagi sõjavägi, kes neid linnu seal kaitses, kui ISIS tuli sisse, siis nad võtsid kogu sõjaväe oma mundrid, võtsid ära, püssid viskasid maha ja jooksid minema. Niimoodi, et see ISIS siis võttis need sõjaväevarustuse, püssid, riided, kõik ja läks kodudesse, kurdide kodudesse, teeseldas siis Iraagi neid sõdureid ja siis võtsid naised, võtsid siis prostituutideks, vanad naised panid neid lapsi kasvatama, lapsed panid siis sinna oma sõjakooli ja siis mehed, kes ei olnud nõus üle tulema, lasti maha. Nendel oli hästi selge sihuke protokoll, mida nad järgisid ja jah. Ja siis see on siis see jutt, mida ma sain teada, kui ma sinna Istanbuli jõudsin, et selline olukord on. Mis läksid sinna kohale, joodeti veini, mis siis edasi sai nagu?
ja siis ta hakkas mulle rääkima sellest, kuidas tiimide ehitamine vist käib. Mul on raske, noh, see oli 12 aastat tagasi, on ju. Et kuidas tiimide ehitamine käib, aga mul on meeles see, et ta ütles, et seks on nagu tennise mängimine. Et äripartnerid omavahel mängivad tennist ja kui mul on nagu meeles mõlgub see, et ma tahan sinuga magada, siis me ei saa koos tööd teha, et sa segad mind. Ja siis ta rääkis mulle kuidagi üldse mingi seksuaalsuse ajaloost ja kuidas hipide ajal kõik üldse seksisidki kõigiga ja et kui sa nagu ja siis ta rääkis mu perekonnast ja siis ta rääkis, kuidas tal on inimesed palgal, kes siis, kui nendele midagi öeldakse, et ma ei tea, kood punane, et siis nad lähevad selle pereliikme juurde, selle inimese, kes teda on reetnud, selle pereliikme juurde öösel pannakse mingi märge otsa ette, et sa oled nagu sihtmärk, ja siis mina siis saaksin sellest teada, et umbes, et mu pereliikme koju on mindud ja see on siis hoiatus mulle, et kui ma seda lojaalsust siis reedan või et kui ma ei mängi kaasa nende reeglite järgi, mis sellel mängumaal on, et siis ei ole mina esialgu, kellega midagi juhtub, vaid keegi mu lähedastest. Ja siis mõtlesid selle jutu peale siis nagu, kas sa ei tahtnud kohe minema joosta sealt või? no ma olin ikkagi selle pudeli veini juba ära joonud ja kell oli selleks hetkeks kindlasti juba 12 läbi ja no jällegi ma ei mäleta väga hästi, aga ma mäletan, et ta pani vannivee jooksma. Ütles, et ma arvan, et sa peaksid nüüd vanni minema. Ja siis ma sain aru, mis siin toimuma hakkab, sest et see eelnev jutt oli juba nii hästi mulle selgeks tehtud ja ta oli pikk, no üle 2-meetrine mees, kes oli olnud siis eriväeteenistuses ja sõjas käinud ja noh, pikk suur mees, et mul ei olnud seal sellist varianti, et ma jooksen sealt minema. Polnud kuskile nagu joosta ka, on ju. Kus sa jooksed? Sa lähed sinna Istanbuli. Ja noh, nüüd hiljem sellele olukorrale tagasi mõeldes ma kindlasti tegin õige otsuse. See oligi see, kus mul meelde tuli, et kui keegi sind vägistab, siis sa vägistad vastu. Ehk siis sa mõtlesid kunagi, on ju, et nagu lapsena ja et see tuli mul siis niimoodi esile ja ma võtsin täielikult kontrolli enda kätte, et ma ise initsieerisin seda protsessi, siis ta kuidagi kuulis, et ma ütlesin talle, et ma armastan teda, ma seda ümber ei lükanud, ma mõtlesin, et davai, et las ta arvab seda ja ma teen kõik endast oleneva, et ta hooliks minust võimalikult palju. Ja siis oligi ülejärgmine päev, tuli järgmine tüdruk, kellega ma kohtusin siis hommikusöögi lauas ja ta oli ilmselgelt endast väljas, ta oli nagu magamata nutuse näoga. Ja siis terve see päev, kui ta seal oli meiega koos, siis see ülemus ta siis materdas teda, ütles, et miks sa ei võiks rohkem olla nagu Elina ja vaata, kui tubli Elina on ja see oli mul mingi, et jess, ma olen ikka tubli, vaata see mingi. Käisime muuseumites, siis ma jooksin seal ringi, et saada kuskilt mingi see giid meile ja ma tahtsin olla tubli. Ja siis ta ütles mulle, olime hotellitoas, ütles mulle, et ta arvab, et see teine tüdruk, ma ütlen ta kohta Sandra praegu, Ameerika tüdruk, kes teadis teda juba pikalt tegelikult ja teadis ka tema perekonda, selle ülemuse perekonda, ta on samast linnast pärit, ehk siis tal ei olnud aimugi, et midagi sellist hakkab toimuma. Aga siis see ülemus rääkis mulle, et nendel oli olnud situatsioon öösel, et see Sandra ei soovinud temaga siis magada ja et ta pidi ta siis nagu vägisi võtma. Ise mulle seda tunnistas
ja ütles, et nüüd ta kardab, et see Sandra on siis meil turvarisk ja et meil on vaja seda Sandrat nüüd testida. Ja ütles mulle, et ma pean minema Sandra juurde ja teda veenma, et me annaksime ta ülesse, selle ülemuse, et me helistaksime ta naisele ja politseile, et meil on selline olukord ja et meil on test. abi vaja. Ja see oli test ja siis ütles mulle, et kui ta sinuga nõus on, et siis me kutsume selle sõjaväe kohale ja temaga tegeletakse, selle tüdrukuga siis. Ja mis mul siis üle jäi, läksin selle tüdruku juurde, läksin teda veenma ja õnneks ta ei olnud nõus muidugi, ta ütles, et ma olen segane peast, et ma ei saa aru, mis mehega tegu on ja et see on kõige lollim asi, mida üldse teha ja siis mul oli muidugi kergendus ja siis me hakkasime üksteise selliseks hingehoidjaks või nagu karguks, et mul oli sellest raamatute müügiajast igasuguseid nippe, kuidas halbades olukordades ikkagi meelt rõõmsana hoida. Ja siis läks mingi 3 kuud või 2 kuud oli ta meiega ja siis tal oli närvivapustus ja siis ta saadeti minema. Ja rohkem ma tõesti ei kuulnud ka, et ta kustutas kõik oma sotsiaalmeediakontod ära ja ta nuttis kogu aeg ja siis teda hakati kupeldama sinna nende kohalike lõbutüdrukuks, et ta oleks distraction'iks sellele protsessile, millega see ülemus siis tegelikult tegeles, et mina seda too hetk ei teadnud, aga tegelikult ta lihtsalt varastas seda projektiraha nendelt kurdidelt ära. Et ta valetas, et ta üldse teab, mida ta teeb. Et ta lihtsalt kasutas seda kaootilist poliitilist olukorda ära ja samuti ka siis meie sellist ühest küljest nagu päästeinstinkti ja teisest küljest hirmu ja siis ka seda, ma nimetan seda kuldpuuri efektiks, et ta hakkas väga kiiresti igasuguseid Chanel'i kotte ja Rolex kellasid ja igasuguseid asju meile ostma, et me tunneksime, et ta on ikkagi väga hea inimene ja et meil on teda vaja ja me ei saa mitte kuskil sellist kohtlemist nagu seal ja ta maksis meile hästi palka ja See nii kaua, kui sa teed nii, nagu tema ütleb. ja kogu see hormoonide mäng ka tagantjärgi vaadates, et sa saad ju tohutu dopamiinilaksu, kui sa saad need, ma ei tea, nii noor tüdruk, ma kunagi polnud unistanudki sellest, et esimeses klassis reisida või 5 tärni hotellides elada või neid uhkeid asju ja olla nii olulisest projektist osa, ikkagist inimesi päästa, maailma päästa, et see, et ma pidin seal teda nagu armastama õppima, tundus väga väike ohverdus selle nimel, et kõik need mida lapsed, naised saaksid päästetud, et ma vaatasin uudiseid iga päev, Al Jazeera oli meil see uudisteportaal, mis mul hommikul kohe käima läks ja päev otsa põhimõtteliselt mängis mul see taustal, kus näidati, kuidas need kurdi sõdurid siis võeti kuskil linnas kinni, siis nad pandi puuridesse ja siis kärus veeti läbi linna neid puure, kus need poisid sees oli ja siis need poisid pandi seal kärudes põlema. Ja siis mulle öeldi, et see on sellepärast, et mul on töö tegemata. Ja need naised, et meil oli see naiste varjupaik seal linnas, kus me elasime ja et need naised olid siis need mitte prostituudid, aga kes olid siis võetud ISISe nendeks lõbutüdrukuteks, et keda siis jälle ära päästeti ja see oli mul nagu iga päev söögi alla, söögi peale see nagu Terevisioon ja õhtused uudised kogu aeg käis. Midagi sul nagu õnnestus see hirmutunne nagu täiesti alla ära suruda, et sa mõtlesidki nagu see kõrgemale eesmärgile kogu aeg, et sa vastu pidasid, et võrreldes nüüd selle teise tüdrukuga on ju, kes reaalselt saigi närvivapustuse, tal oli väga raske, siis sinu jutus praegu tundub, et sa olid nagu täiesti emotsioonitu justkui, et mingi siht oli silmade ees.
Ma arvan, et seesama asi, et esiteks ma sain aru, et kui nii palju, kui ma arvan, et ma seal nagu teadlikult ei saanud aru, pigem see oli nagu alateadlik käitumine, et ma sain aru, et kui ma tahan siit olukorrast eluga pääseda, siis ma pean lõdvestuma. Et ma ei saa, sest see hirm oli juba nii suur, et mul, nagu rääkisin, et ma ei saanud suud lahti teha, et ma surusin niimoodi lõualuusid kokku ja eks ta ikka andis mulle unerohtusid ja lõpus olid mul ka antidepressandid. Ja üldse seal Iraagis on ju niimoodi, et sa saad apteegist igasuguseid retseptiravimeid, mida läänes niisama ei saa, et seal neid tablette ma ilmselt isegi ei saanud aru, mida ma seal võtsin, sest et ma tegin kõike, mis ta ütles. Et ma isegi nagu sihuke dissonants, et vahel ma olin duši all, istusin duši all, nutsin, pesin neid juukseid ja siis nagu kõikusin niimoodi ja siis nagu rääkisin, I hate you, I fucking hate you, I hate you, olin niimoodi, siis pisarad voolasid ja siis tulin duši alt välja ja siis kallistasin teda ja siis, et sa oled mu ikka nii kallis ja et kus su see telefon on ja suitsupakk ja et lähme siis teeme jälle tööd ja see see treenitud tubli tüdruk, kes kuulas sõna ja sai hakkama, oli tugev. ja kui ta võttis mind nendele suurtele koosolekutele kaasa ja siis rääkis, kuidas et Elina on kõige targem naine, keda ma olen kohanud ja see oli ju kõik mulle nagu tohutu mingi see oli nii väike ohverdus mu keha kogu selle suure missiooni nimel. Seda, et ta valetas, seda ma sain alles aasta hiljem teada. Ja see oli ka nagu, et ma hakkasin lugema raamatut, mille nimi oli, et sa ei saa mulle valetada, you cannot lie to me, et see oli ühe FBI agendi poolt kirjutatud ja siis see õpetas, kuidas inimese miimikat, juttu ja isegi kirjakeelt, kuidas lugeda neid mitteverbaalseid vihjeid selle kohta, kas inimene valetab või mitte ja see tegelikult muutis minu seal olemise täiesti võimatuks. Et siis ma hakkasin aktiivselt väljapääsu otsima. Ja ütlesin talle et mul on vaja Eesti kooli tagasi tulla, sest ta tahtis mulle järgmisi projekte anda, et mingit kuulitehast seal ehitada ja siis ma sain aru, Mis see nagu, et ei läheks enne. Ära ei läheks ja et ta saaks uusi neid rahasid, budget increase nagu eelarve suurendusi ja siis ma ütlesin talle, et see oli äkki september, aasta hiljem oktoobris hakkasid talle rääkima, et mul on vaja minna kooli ja leppisime kokku, et ma mais siis lähen maikuus. Ja mida lähemale see maikuu jõudis, siis seda hullemaks see olukord seal kohapeal läks. Et ta sai aru, et tal ei õnnestu seda projekti ise lõpuni viia ega seda ka üle delegeerida. Ja siis ta hakkas korraldama selliseid koosolekuid, kus hirmud, hästi palju hirmu ja näidispoomise olukordasid, kus ta viskaski kedagi sinna eeluurimisvanglasse, et teda piinatakse ja siis me pidime seda pealt vaatama ja üldse palju tüdrukuid, kes sealt läbi käisid, kelle peal ta näitas, milleks ta võimeline on aga lõpuks mul oli nagu nii suva, et ma olingi valmis, et lase mind siis maha, et kui sa oled olnud pikalt nagu hirmu ja viha vangis, tänu sellesse kohta, et ma sealt ära sain, ma tegelikult jõudsingi tänu meditatsioonile, et alguses mul ikkagi kirjutati need antidepressandid ja sest mul oli kirjutas keegi need välja siis? Ma käisin arsti juures, sest mul olid nutuhood, ma ei jätnud nutmist järgi, mul olid need õlapealsed olid nii kõrgeks kasvanud, et mul olid migreenid kogu aeg, ma olin nagu vati sees niimoodi. Ja siis meile tehases palgati massöör, kellele siis olingi tema nagu see põhipatsient ja isegi kui ta pani mul näpud siia vastu, mul oli juba nii valus, et ma nutsin.
ta ei saanudki muga, noh, juba see, et ta muga, et keegi küsis mu käest, et Elina, kuidas sul läheb, mul juba sellest morssi voolas. Või siis, kui ma nägin ta nime telefonis, ma juba sellest hakkasin nutma. Aga kui tema oli juures, siis mul oli ikkagi see ellujäämine, kuigi eks ma nagu karjusin ja nutsin vist talle ka, aga rohkem siis lõpupool jah, kus mul oligi juba 100, kui võib buss nugema, lähen siit minema. Aga siis ta võttis mu parima sõbranna, läks meile koju ja siis relvadega, 2 relvaga. Ja siis ütles, et siis mu sõbranna helistas mulle, ütles, et Elina, kui sa tagasi ei tule, et siis ta teeb meile haiget. Ja siis mul ei jäänud muud varianti, kui ma pidin ikkagi minema tagasi. Et sellesama lähedaste sihikule Su parim sõbranna oli siis nagu sealsamas, kus sina olid või? Ja ta alguses siis, kui ma ei teadnud, et see on scam-projekt ja ma arvasin, et ta on mu kontrolli all, nagu ma arvan, paljud kaassõltlased arvavad, et sa kontrollid olukorda, siis ta pakkus mulle, et ma saan võtta endale assistendi ja noh, palk oli ju tohutu hea ja siis ma mõtlesin, et ma võtan oma parima sõbranna, et ta saab oma elu heale järjele ja sai. Ja kui ma nüüd tagantjärgi seda olukorda vaatan, siis see oli ka suur osa, kuidas mina sain terveneda, oli see, et ma ei olnud selles olukorras üksi, et ma sain temaga rääkida ja neid olukordasid jagada, et see eraldatus on kõige hirmsam asi nendes traumaolukordades, kus need manipuleerijad kasutavadki seda eraldamistaktikat selleks, et sul ei tekiks väljapääseteed. Ja seda ta tegi seal paljude tüdrukutega. Ja ma proovisin aidata seal osasid tüdrukuid sealt välja ka, aga see topeltmäng, see manipulatsioon oli seal nii kõva, et pärast, kui ma koju tagasi läksin, siis ma sain kohe teada, et need tüdrukud, keda ma olin proovinud aidata, nad olid selle ikkagi talle ette kandnud. Ja siis sain jälle mina kolakad selle eest. Tal oli selline süsteem, et ta ehitas üles, siis ta andis sulle kolakad, siis ta ehitas üles, siis ta andis sulle kolakad. Sõna otseses mõttes siis. No mina sain ainult 1 korra nagu niimoodi püssiga vastu lõuga, aga seal mõni tüdruk sai ikkagi niimoodi, et ta kõri tõsteti üles, see visati vastu seina ja need näod, millega tuldi tagasi ja noh, meestele ikkagi niimoodi, et pärast pidi haiglas ülevaatusele minema ja aga noh, tead, see füüsiline on üks asi, aga see emotsionaalne ja vaimne, see ei ole sellest füüsilisest nagu nõrgem, et see on täpselt samamoodi hävitav. Aga kuidagi ikka keha on nii tark, et ka see, et kui tekib see disassociation, ennast lahti ühendamine, et kui inimene karjub su peale, sõimab sind, ähvardab sind, siis sa saad ennast võtta niimoodi nagu kõrvaltvaataja positsioonile ja vaadata seda asja kõrvalt, et sa ei pea nagu kõike seda nagu endasse võtma, mis see teine inimene sulle ütleb, et see it's not about you. See ei ole sina, kellega ta räägib mingi projektsiooniga, oma projektsiooniga sinust ja see on tema, aga too aeg ma olin ju noor ja ma ei teadnud midagi nukestest psühholoogilistest teemadest. Ma lihtsalt nägin, et see toimib ja siis The Power of Now, Eckhart Tolle raamat, see aitas mul aru saada, et ma ei ole need mõtted ja emotsioonid ja need olukorrad, mis seal toimusid. Et lõpuks põhiliselt ikkagi nagu ülemuse rollis või ta oli, et sa olid kuidagi nagu tublim ja parem ja kui need teised tüdrukud, et võib-olla ta võttis su siis nagu kuskil hoidis nagu kõrgemal kohal teistega võrreldes, et kas olid tal nagu elukaaslane siis või olid see ikkagi nagu töötaja? No esimene aasta vist ta ikkagi nagu tõstis mind kogu aeg
kõigest kõrgemale, et isegi kui ta uue tüdruku või ükskõik kelle ta palkas, siis ta lasi minul selle briefingu teha, nagu selle pardale võtmise kõne ja üldse ta lasi minul inimesi sinna värvata. Ma käisin Filipiinidel ja Kreekas neid värbamisüritusi korraldamas ja seal Hiinas ma olen vist mingi 30 tehases käinud neid masinaid ja asju toomas, et ta jättis mulle selle tunde, et mina vastutangi kogu selle asja eest. Ja siis tekitas kunstlikult selliseid ohuolukordasid, kus mul tekiks tunne, et nüüd kohe ISIS tuleb, laseb meile kõigile pommi otsa, meil siin 16 inimest ja et sina oled nüüd kõik siia toonud ja nüüd sellepärast, et sa mingid turvareegleid ei suutnud rakendada, siis kõikide elud on ohus ja need sõjavägi tapab meid ka ära ja siis ta helistas sõjaväele, ütles, et nad paneksid mu compoundi kinni sinna eeluurimisvanglasse, et siis ma töötaksin sealt ja siis ta igast siukseid hirmud. Tagas sinu lojaalsuse sellega, et sa tundsid ennast vastutavana. Absoluutselt, ja. Ja see hetk, kus väga raske oli lasta endale üldse seda reaalsust läbi, et ta võiks valetada oma kompetentsi suhtes seda projekti ellu viia. Aga siis, kui ma sain aru, et ta ei lasegi mind sealt ära, siis ma sain aru, et ta tegelikult lihtsalt ei oska seda teha. Ja kui ma lähen sealt minema, siis ta pannakse kinni, mis juhtuski. Et ta pandigi siis... Mis üldse nagu minema said? No ta siis, kui ma korraldas siukseid koosolekuid, kus ta vaatas hästi palju filmi treilereid, action-filmi treilerid, kus tehakse siukseid powerful kõnesid, et kes on minuga, jaa! Ja siis ta korraldas neid ja ta alati jättis minu viimaseks, et mina ütleksin viimasena selle, et kas ma olen siis kõigiga ja siis ma ütlesin ei ja see teda tohutult ärritas, sest et see oli ju lojaalsuse vastu ja see häbistas teda. Ja siis ma sain aru, et okei, et mul on nüüd ohtlik ja ma sõitsin sealt minema koosolekult ja ma vaatasin, et mul on rahakott on kaasas, pass on kaasas, telefon on olemas, et põhimõtteliselt ma võiksin minema minna. Ja siis ta ilmselt saigi see õhtu aru, et ma ei tule tagasi ja siis ta läkski koju minu seda sõbrannat ähvardama ja siis ma läksin koju, siis ta tegi uue selle kõne, seal see, kus ma siis ka lõuga sain ja siis tegi uue kõne, kas te olete minuga, pakkus meile topeltpalka. Tingimus oli see, et kas me anname kogu oma raha talle, pangakonto tühjaks ja me saame koju või siis me saame järgmised 2 kuud topeltpalka ja oleme 2 kuud veel. Ja ma ei olnud sellega nõus, ma ütlesin, et ma lähen minema, et võtta see raha sealt kontolt ära, siis ajas teda muidugi jälle vihaseks ja siis ta saatis teised toast minema ja see oli äkki mingi 8-9 õhtul ja siis 4 hommikul ta tegi niimoodi, et laadis näiteks relva ära ja siis tuli mu põlvede juurde ja ütles, et nüüd ma lasen su põlved sodiks ja sa töötad siit compoundist või sellest eeluurimisvanglast. Või siis võttis televiisori tagant HDMI kaabli ja rääkis mulle pika jutu sellest, kuidas ma olen oma elus kõik saanud oma näolapi pärast ja nüüd ta peksab selle segi ja siis lõpuks ütles, et ta ei taha vaipa ära määrida, et tal on puu välja valitud, kus ta mu maha laseb ja siis hakkame nüüd minema, et mul on sust kõntsast siiber ja siis selleks ajaks, kui sind on nii pikalt nagu hoitud selle all, et sa nüüd kohe saad kuuli, siis sul hakkab lõpuks see tunne, et see on kõige parem asi, mis praegust võiks juhtuda, et see kuul fucking lõpuks ära tuleks. Vabandage sõnade pärast, aga sa lihtsalt, sa oled nagu nii läbi solgutatud. Ja siis ma hakkasin uksest välja minema ja siis ta nägi, et ma pigem suren ära, kui ma edasi talun seda asja ja siis ta ütles, et davai, 2 tunni pärast on koosolek, 2 tunni pärast, 3, 4, midagi siukest nagu hommikul vara, et
vara on koosolek, et ise tead, kas sa tuled. Loomulikult ma läksin, sest et ma ei julgenud midagi muud teha, kui ta sõna kuulata selleks hetkeks. Ja siis läksin sinna kontorisse, siis ta tegi uue koosoleku seal kõikide inimeste ees, kogu juhtkonna ees, küsis mult, kus see masin on, kas see on makstud, siis ma pidin nagu kõike teadma ja siis ma murdusin, hakkasin nutma, siis ta saatis kõik minema ja siis ta hakkas tegema nagu minu süütundega manipuleerima ja minu kahjutundega ja minu empaatiaga ja et kuidas ma olen ikkagi tema elu armastus ja võrdles mind oma tütardega ja et ma olen kõige tähtsam inimene ta elus ja kui ma lähen ära, siis teda tapetakse ära ja et kõik need inimesed seal Kurdistanis ja et me oleme nii lähedal selle lõpetamisel, et kuidas sa võid nii teha ja siis mingi hääl karjus mu peal, ütles, et Elina, mine koju ja siis lõpuks, ma nutsin seal pikalt, ma arvan, see oli jälle mingi, see koosolek algas kella 8 ja ma olin kella 4 tal kontoris. Sarnane ajaperiood ja midagi sellist. Ja siis läksin teiste juurde, teised eestlased, kes seal olid, ütlesin, et nüüd on selline olukord, et ta ütles, et ise tead, kas jääd siia või lähed ära, et kas te tulete minuga koos. Ja siis me natuke aega nagu mõtlesime selle üle, et kas see võib olla nagu, kas see võib olla jälle mingi trap, nagu mingi lõks, et pärast on, et lähme koju pankima asju ja siis me tullaksegi järgi ja viiakse sinna vangi või me ikkagi jõuame ära minna. Aga siis me võtsime selle riski, võtsime lennupiletid, bookisime ära, läksime koju mega kiiresti, kõik asjad lihtsalt kohvrisse. Palju muidugi jäi maha ka ja siis rentisime taksod ja läksime teise linna üldse. Me ei olnud kunagi sellest linnast väljas käinud, sest meil oli alati jäetud mulje, et kogu Iraak on meeletult ohtlik. Siis me panime kõik sallid, panime ümber ja läksime teise linna Erbilli ja siis saime lõpuks Eestisse, aga sellel ajal oli nagu, adrenaliin oli nii kõrge, et ega ma ei olnud seal murtud või ei nutnud või et ma nutsin oma nutmised seal diivani peal ära, kus ta mind seal maha hakkas laskma. Selleks hetkeks, kui ma olin sellest olukorrast väljas, siis oli kõik nagu tore, sest et ma ei olnud temaga kahekesi ruumis, kus mind nüüd kohe maha lastakse. See oli ja kus keegi ei aita, et kõige õudsam selle juures vist oligi see, et mul on inimesed kõrval ruumis ja mina olen siin ja ma kohe suren ära ja mitte keegi ei saa midagi teha. Et see nagu see abituse tunne vast oligi kõige õudsam. Aga jah, siis me jõudsime Eestisse ja siis oli nagu tore elu. Ja, et sealt nagu olime väljas ja kodus ja eks see hirm oli ikka, et ta tuleb meile järgi, aga see, et me olime nagu koos ja kellelegi ei ütlenud ka, kus me elame ja siis ta tuli mu sünnipäeval, mingi 6 aega hiljem tuli Eestisse. Minuga ta küll kokku ei saanud. Ma ei teagi, miks ta ei saanud. Teistega ta sai kokku. Ja siis läks paar kuud läks mööda ja siis ta pandi seal vangi. Ja oli Iraagis siis või? Ja kliendid panid alguses, taandasid teda sinna masinaehituslevelile ja siis panid ta seal kinni. Väidetavalt teda siis seal piinati. Ma ei tea, mis see tõde on, selles mõttes, et ma ei tea üldse, mis ta suust tõde oli või ei olnud. Ma ei tea, jah. Ma rääksin ta... Teil omamoodi võisid ka olla siis mingid tunded sinu suhtes, või ta lasi sul nagu, lihtsalt lasi tegelikult ära minna, üritas küll, aga et teise juhtus, eks ju. Ma mäletan see moment, kui ma sealt uksest hakkasin välja minema sinna maha laskmisele, siis see oli ainus asi, mis ma tundsin, et on mu päästerõngas, et ma lootsin, et tal midagi lülitub sisse, sest et ma ei saa teda diagnoosida, aga psühhopaatidel või nendel sotsiopaatidel, nendel on mingi selline lüliti, et ta võib olla sulle vaadata otsa, olla kõige toredam inimene maailmas, sa annaksid oma lapsed ka talle hoida, ta on nii tore ja siis käib mingisugune switch ja ta pilk on klaasistunud,
ja tal on nagu lihtsalt puhas selline, ma tahaks öelda raev, aga raev on veel nagu emotsiooniga või raev on veel nagu liikuv, see ei ole liikuv, see on selline nagu issand. külm, lõikav ja sihuke nagu et inimest nagu ei ole, sihuke nagu mingi asi See on lükkab. vahe, eks, et ta ei ole nagu nartsissist, kes on selline eneseimetleja, et aga pigem nagu psühhopaat võis olla see inimene. ja, jah, jällegi ma ei saa diagnoosida, aga vaadates tagasi ja olles õppinud natuke neid käitumismustreid, siis see, kui sa naudid teisele inimesele kannatuse valmistamist, et sa saad sellest naudingut, kui teisel on halb, siis see viitab jah psühhopaatiale. Sa pääsesid Eestisse tagasi, mis edasi sai, sest mis seisus sa olid ju täiesti läbi omadega, et kuidas sa siis hakkasid toimetama siin? Huvitav, jah, noh, mul oli ma hakkasin kuidas ma nüüd eesti keeles Inglise keeles. üks nendest inseneridest, kes seal oli, et me hakkasime temaga nagu paari, et ta hakkas minu poissõbraks, üks eestlastest, kellega koos me sealt siis nagu ära tulime, mis on hästi loogiline ka sellistes kõrge stressi ohu olukordades, et sul tekib see traumapond. Ja siis me tulime koos Eesti ja siis see kogu see nagu see vabanemise eufooria ja kõik see oli nii joovastav ja õnnestav, eks me korralikult panime pidu ja meil oli ju raha kõrvale pandud kogu sellest tööst ja siis me saime nagu reisida ja ma hakkasin kohe endaga tööle, et ma olin meditatsiooni õppinud, siis ma hakkasin joogat õppima, kehatööd õppima, hingamist õppima, mu siis elukaaslane tegi neid asju minuga kaasa kõike ja siis kuna ma nägin, kui palju ma muutusin, siis ma läksin nii sisse kogu sellest hingamise ja sellest traumavabastuse maailma, ja temaga ma läksin siis lahku, sellepärast et ta ütles, et ma ei tunne sind enam ära, ma ei tea, kes sa oled. Aga mul oli vaja endaga tööd teha, sellepärast et ma ei suutnud temaga ei seksuaalne olla ega üldse ma ei saanud ise olla, et ma olin kogu aeg selles pleasing moodi, et ma kogu aeg mind nagu ei olnudki, ma olin see, mis mu keskkond tahtis, et ma oleksin ja ma ei tundnud ennast ära ja siis ma pidin sellele tervendamise teele minema, et ma siis 2 aastat õppisin hingamist ja trauma vabastamist, massaaži, siis 1000 tundi joogat, joogaõpetajaks õppisin 2 erinevas koolis ja meditatiivsete teraapiate juhendamist. Hästi palju aitas mind Osho müstiline roos, mis on siis 3-nädalane meditatsioonipraktika, kus sa esimene nädal iga päev naerad 3 tundi, teine nädal nutad 3 tundi ja 3. nädal istud vaikuses. Ja miks ma olin ka sunnitud mingis mõttes nagu valima neid alternatiivseid praktikaid, oli sellepärast, et esiteks mul oli nii suur hirm, et ma ei tohi kellelegi rääkida. Ühe korra käisin psühholoogi juures või võib-olla 2 korda ja siis kuidagi nagu see tagasiside, mis ma sealt sain, oli nii, nad olid nagu nii kas šokeeritud või nagu reageerisid sellele asjale niimoodi, et ma sain aru, et ma ei saa kellelegi rääkida sellest, et ma nagu, see on mu elu. Et see ei ole mingisugune nagu action film, et mul on nagu abi vaja, mul ei ole vaja nagu seda asja alla suruda, mul on see asi vaja endast välja saada, mul ei ole vaja, et keegi ütleb mulle, et issand, et see on nii hull lugu, et ära nuta. Mul oli vaja nagu, et pole hullu, et ära ole kurb nagu. Mul oli vaja kogu see kurbus, mida ma ei olnud mitu aastat väljendanud, mul oli see kurbus vaja välja näidata, mul oli vaja see viha välja vihastada, mul oli vaja see ohver korralikult läbi tunda ja mul oli see valu vaja oma kehas läbi hingata ja
mul oli vaja nagu uuesti selle kehaga nagu usalduslik suhe luua niimoodi, et me saaksime üksteist nagu lugeda, et mu mõistus ja mu emotsioonid ja mu keha, et see oleks nagu üks tiim. ja hingamisteraapia oli siis tuli sinuni kuskil hiljem seal lõpupoole, et sa proovisid erinevaid asju õppisid, et miks see list nagu nii pikk on, et kas need teised asjad ei olnud siis nii efektiivsed või ikkagi on selle töö tänaseks ära teinud see kombo, et mida kõike sa oled nagu omandanud? Üks asi, mis on selle posttraumaatilise stressiga, on ka see, et ega need sümptomid ei hakka sul kohe välja lööma. Et see peiteaeg on kuskil 5–8 aastat, et kui su närvisüsteem alles nagu lõdvestub piisavalt palju, et siis sa saad hakata saada üldse ligi nendele teemadele. Kui ma vastan sellele küsimusele, siis ma räägin, mul võib vahepeal minna jutt lappama, et alguses ma hakkasin tegema joogat ja siis ma läksin kehatöö nagu massaažikursusele ja siis ma sain aru, et see on mu kehas ju, mul oli kehas ju halb olla ja ma tahtsin, et see kehast saaks välja ja siis pärast kehatöö kursust oli kohe see hingamise kursus. Et ma sellepärast läksin sinna. Muidu ma ei oleks midagi teadnud sellest hingamisest. Ja kui ma sinna läksin, siis see esimene hingamiskogemus oli lihtsalt nii suur vau. Mul oli nii suur vabanemine, see oli täiesti nagu psühhedeelne kogemus ja ma nutsin ja ma naersin ja ma tundsin pärast seda, et mul oli kohe mitu kilo kergem ja kui sa saad nii kuidagi lihtsal moel nii tugeva kogemuse, siis loomulikult sa tahad seda ju veel kogeda, et mis seal veel võimalik on. Ja siis pärast 2 aastat seda hingamise õpingut ma sain aru, et seal on veel, et see ei ole lihtsalt see hingamine, vaid et kui ma saan selle hingamise siduda nende liigutustega, mis on tervendavad. Joogas tehakse tavaliselt see, et umbes, et hinga sisse, vii käed ülesse, hinga välja, too käed alla. Ja see on nagu selline sportlik viis või selline nagu soorituslik viis, kuidas keha liigutada. Aga nüüd, kui ma viin käed ülesse ja hingan sellel ajal mitu korda sisse ja välja, siis ma saan hakata tunnetama, kus ma pingeid hoian. Ja siis, kui ma tunnen kuskil füüsilist pinget, siis ma saan vaadata, okei, et see on füüsiline valu, missugune emotsioon võiks sellise valuga seotud olla ja kuidas ma saaks hingata niimoodi, nagu see valu hingaks. Ja siis saab hakata see keha, see stressi ja traumavabastamise funktsioon tööle. Et kui ma teen lihtsalt niimoodi sisse ja välja ja naerata ja rind ette ja mine edasi, siis see on kuidagi nagu bypassing ja kui ma alguses läksin joogat õppima, siis ma läksin ka sinna kooli niimoodi, et et nii tore, et 3 kuud teeme järjest joogat, et ma saan ülifitiks ja painduma hästi. Aga siis seal mulle naerdigi üks hästi äge Berliini teatri direktor oli mu õpetaja Iris Tisse, ma armastan seda naist, ta on just läbi klounimise, läbi šamanismi ja kosmoloogia õpetab joogat, et see keha on üks kõikide elementidega, mis on su ümber ja siis selle hingamisega sa siis seod need elemendid enda sees ja enda ümber üheks. Ja siis see kommunikatsioon läbi nende emotsioonide, mis nende vahel toimub, et see ongi nagu kogu see mängu ilu. Ja šamanismis läbi mängu tuuakse see tervenemise protsess esile ja tihti läänemaailmas, kui räägitakse tantrast, siis mõeldakse kohe, et see on mingi, ma ei tea, grupiseks või ma ei tea, siin tohib selliseid sõnu kasutada, aga no, et see on midagi nagu intiimset selles mõttes, aga tegelikult tantra, see viis, kuidas mina seda õppisin, on see, et sa enda sees tajud seda juhi rolli positsiooni,
nagu tegutsemise positsiooni, mis on siis nagu meesenergia, ja siis sa tajud seda lõdvestumise, alistumise ja vastuvõtmise positsiooni. Ja siis sa õpid nende vahel nagu tantsima ja neid omavahel siduma ja siis märkama, kus tekib mingi vastupanu, et kui sa oled mingisuguses olukorras, näiteks ma ei tea, ütleme, sul on vaja tööd teha, siis seal töös tegemises on vaja kasutada seda meesenergiat, aga siis on vaja ka minna naisenergiasse, et endale neid võimalusi nagu ligi kutsuda, et sa ei saa kogu aeg võimalusi taga ajada. Ja siis see šamanistlik lähenemine tantrale oli nii ilus ja jällegi, ma alguses rääkisin ka, et ma alati juba Taanist saati see success mindset, et kui ma nägin, et midagi teeb selle enesearengu nii palju viljakamaks kui lihtsalt see, et keep smiling ja koputa järgmisele uksele. Et siis ma nagu märkasin, et on olemas ka selline naiselik viis enesearenguks ja need inimesed mulle olid väga inspireerivad ja see looming, mis sealt lahti läks ja kehaühendus eelkõige, et ma sain ennast naudingutega uuesti kontakti. Ja Aga see hingamise teraapia, mis sinu jaoks oli siis kõige efektiivsem, et sa jäid selle juurde seda ka ise nagu tegema, et kui kaua sa nüüdseks oled juba inimestele seda abi pakkunud läbi selle? 7,5 aastat nüüd. Et seal on ikkagi sajad inimesed juba, kes on käinud. Isegi 1000 vähemalt, ma arvan jah, et grupid ja privaatsed, et ma olen olnud fanaatiline. Ja et ma olen kogu aeg puutunud sellega, võib-olla ta ei saa aru, et mis mõttes hingamine, et seal ongi nagu mitu etappi, seal on mingi oma tehnikad, eks ju. Kas sa oled oma niši ka lisanud sinna juurde või on mingi selline üldine, mida õpetatakse? jah, kõik õpetajad teevad selle järgi, mida nad on õppinud. Ja põhiline on see, et see viis, kuidas mina hingamist õpetan, on, et sa kasutaksid hingates siis kogu oma keha, kogu oma torsot, nii alakõhtu kui ka siis rinnapealset. Ja kui sa hingad nagu 100% või isegi 110% sisse ja siis välja hingamise lased lihtsalt lahti ja siis hingad kohe jälle sisse ja hoiad sellist ühendatud hingamist, siis sa hakkad märkama, kuhu keha piirkonda sul on keerulisem hingata. Näiteks paljud inimesed hingavad kas ainult kõhtu või siis ainult siia rinda või siis kui nad hingavad, siis nendel on kuskilt valus ja siis nad väldivad selle piirkonna kasutamist üldse alateadlikult. Ja selle hingamistehnika eesmärk ongi siis leida üles, kus me neid pingekoldeid hoiame ja siis luua keha, emotsiooni ja mõistuse ühendus, et seesmiselt nagu küsid, mis emotsioon on ja siis ma sellest joogakultuurist ja sellest šamanismi kultuurist ja ka psühholoogia valdkonnast toon neid elemente, et küsida kas enda käest või siis ma küsin kliendi käest, et näiteks hästi võimas küsimus, mida küsida on, et kes ma olen. Väga tihti me anname oma väe ära sellepärast, et me ei tea, kes me oleme. Või siis hakka mingeid rolle nimetama, on ju. Jah, mingeid rolle ja siis hästi ilus on, kui jõutakse lõpuks välja väärtusteni. Et mis need väärtused on, mida ma kannan, et kui ma saan aru, mis on minu jaoks oluline väärtus, siis see on seeläbi, mille ma saan hakata ennast üldse identifitseerima, et mida ma ligi tõmban, mida ma välja annan ja kus ma suudan piiri ka kehtestada, et ma tean, mis on mu väärtused, see ei ole mina ja mul on kerge öelda ei näiteks. Ja ongi see kogu selle töö eesmärk on õppida siis ebamugavuses tundma, et
kui sa oled stressiolukorras, kui sa teed sellist sügavat ühendatud hingamist, siis su närvisüsteem läheb korraks sellisesse stressiseisundisse, õrna sellisesse võitleva-põgene seisundisse. Ja kui sa oled stressiseisundis, siis hakkavad pinnale tulema sinu alamisiksused. Need on need minapildid, kes kujunesid lapsepõlvest saati välja, et keeruliste olukordadega toime tulla. Ja nende strateegiad olukordadega toimetulekuks ei ole tihti need, mida sa täna täiskasvanuna kasutaksid, aga need on sulle lihtsalt tol hetkel, kas keegi õpetas sulle või see oli esimene, mis sul oskasid kasutada, ja nüüd sa automatismist lihtsalt kasutad neid strateegiaid, et keeruliste olukordadega toime tulla. Aga need strateegiad on selle jaoks, et ka mitte seda emotsiooni enam tunda, et see emotsioon oli lapsena liiga suur ja nüüd mul on see strateegia, et mitte tunda. Ja nüüd selle hingamise eesmärk ongi, et me lähme õppima neid emotsioone tundma, mis need on, need emotsioonid, mis panevad meid neid strateegiaid kasutama ja kas ma saaksin seda sama emotsiooni tundes kasutada kas mingit muud strateegiat või siis seda emotsiooni hakata oma ressursina kasutama. Näiteks väga suur emotsioon, mida inimesed häbenevad, on viha. Et ei, et minu sees ei ole üldse mingit viha, et mul on sellega tegeletud, et ma olen nii palju seal teraapias käinud või et mul on olnud imeline lapsepõlv, et mul ei ole põhjust vihane olla. Aga tegelikult on lihtsalt viha nii palju häbistatud, et see on muutunud kurbuseks. Või tähendab, kurbust, ma läks praegust ütlesin vastupidi, et kurbus, kui sa ei ole tükk aega kurbust näidanud, siis see muutub vihaks. Ja kui viha ka ei näita, siis see muutub passiivagressiivsuseks. Aga kui passiivagressiivsust ka ei väljenda, sest me oleme ikkagi head inimesed, siis see võib hakata muutuma enese hävituslikuks protsessiks, sest energia tahab lihtsalt liikuda. Ja siis me teeme endale, saboteerime ennast. Ja siis on huvitav asi ka siuke nagu alateadlik surmatung, mis on ka sünniga seotud, et need traumad hakkavad ikkagist sellest hetkest pihta, kui meil oli esimene eraldumine loojast. Kui me tulime emaüsast välja, et milline meie esimene hingetõmme oli ja millise vaate me iseendast saime, et kas sa tunned alateadlikku süütunnet näiteks, et emal oli valus sind sünnitades ja siis nüüd sul võivad olla selle süütundega toimetulekumehhanismid, et kas hakkad üle kompenseerima, et olema eriti päästja näiteks, ongi see süütunde ülekompensatsioon, või siis seda väljapoole projitseerima, otsima kogu aeg, kes see süüdi on, kes see paha siin on, või siis hakkamagi tegema tegusid, mis seda süütunnet siis õigustaksid. See tunne on olemas, energia tahab liikuda ja siis me kasutame erinevaid strateegiaid, et ei oleks dissonantsi selle vahel, kuidas me ennast kehas tunneme ja mis väljaspool toimub. Ja kogu selle hingamistöö eesmärk ongi siis märgata, aru saada, mis meid alateadlikult kontrollib, suunab ja et see energia saada liikuma. Et Inimene tuleb sinna grupi hingamisele, kas ta siis ei saa sellist personaalset, kui kuidagi peab ise nagu jõudma sinna või et seal on ju terve grupp koos korraga, et kuidas see on, et kas siis see personaalne on nagu parem variant või kuidas sellega on? No personaalne on alati kõikides asjades parem, aga grupis ma olen selle disaininud niimoodi, et ma alati räägin ka ära, millised emotsioonid millistesse kehapiirkondadesse talletuvad, näiteks seesama süütunne on tavaliselt, ongi siin trapetsis siin kuklas. Võite ka kirjutada siia, kes kuulavad, et kus teie nagu tajute võib-olla selliseid pingeid või et ta võib-olla Elina oskab kohe öelda, et millest see tuleb, on ju. Ja üks äge raamat on ka selline, Sinu keha räägib sinuga. Siin on ka ära toodud erinevad haigused ja nende võimalikud siis psühhosomaatilised põhjused.
noh, lein ja hirm on siin. Eesti keeles on hästi. turjal see valu, et mis see siis näitab, et kui sul see turi on kinni? Turi on, kui me oleme võtnud enda kanda rohkem, kui me jaksame, ja siis on meil süütunne, et me ei olegi suutnud ellu viia kõiki neid asju, mis me arvame, et me suudame, ja siis on süütunne, ülekoormus ja siis ei suuda piire kehtestada, on need õlaliigesed. Et kui sa oled hingamisrännakul ja sul käed lähevad nagu niimoodi krampi ja suu ümbert läheb ka krampi, siis see on ilmselge vihje sellest, et mingi emotsioon on kohal, mis soovib väljendamist. Ilmselt on see hirm ja siis hirmu väljendada. Ja siis tavaliselt aitab see, et me paneme käed silmad ette ja laseme selle õlavöötsme värisema ja nende värinate ja emotsioonidega see stress kehast vabanebki. Et trauma. Kohe olemas toetamas, et kui keegi nagu kardab seda, et vaadata otsa nendele tunnetele, emotsioonidele, mis muga seal juhtuma hakkab, et siis ma olen enamus inimesed, keda ma olen kutsunud siia rääkima, et nende juures ma olen ka käinud ja kogenud, et Elina hingamises on samamoodi käinud, et väga professionaalne tugi on olemas seal kohe, et kui vaja on. Ja, Palun. ma lihtsalt tahtsin öelda, et tavaliselt, kui me oleme nagu gruppe teinud, siis alguses mul on hullult hea meel, kui ka inimesed ütlevad, et miks nad tulid. Ja kui nad ütlevad, mis nende väljakutse on, siis ma saan nendele öelda mingi spetsiaalse harjutuse või millele tähelepanu pöörata, et just selle emotsiooniga kontakti saada või seda piirkonda vabastada. Et Wilhelm Reich, Austria psühhoanalüütik, on see, kelle tööl suur osa sellest süsteemist, pingevööde süsteemist rajaneb. Et nad tegid siis peegli ees emotsioone erinevaid ja kaardistasid ära, mis lihasgrupid, mis emotsioonide ajal tööd teevad. Ja kui sul on olnud olukord, kus sa oled tahtnud olla autentne, ehk siis väljendada, kuidas ennast tunned, aga oled kinni hoidnud, siis need piirkonnad just, kus sa oled kinni hoidnud, need hakkavad siis hingamise ajal kokku tõmbama või surisema või minema pingesse, et siis on harjutused ja selle jaoks, et seda vabastamisprotsessi esile tuua. Ma tegin üleskutse ka, et inimesed nimetaksid oma neid pingekoldeid, et siia on kirjutatud, AJ kirjutas siia valud kõhus. Kersti kirjutas, et päikese põimikus ja kõhus. No kõht on põhikoht ja kõige suurem asi on ikkagi kurbus ja enesehinnangu probleemid. Ja naba on ka siis kõik sünniga seotud teemad. Maks on siin paremal pool roiete all, see on viha, mürgisus. Siin paremal pool maapiirkonnas on just see nagu enesehinnang ja kui keegi on sulle öelnud, et ma ei tea, ema ütles, et sa oled loll, siis võib siia roiete alla siia maapiirkonda jääda. Ja päikesepõimik ja joogakultuuris on kõik ego, minapilt, enesehinnang. Ja see on ka põhiline koht, mis ju pingesse tõmbab, kui on ärevus, on ju. Et enesekindlus, eneseusk, eneseusaldamine. Jalgu ka siin nimetatud, et kui väsimus. Ja see reie piirkond, see on selline, et mul on tamp peal. Ja põlved on põlvest põlve, jälle eesti keeles hästi ilus sõna. Et põlvest põlve siis paindlikkus, et elu suhtes ja oma kogukonna suhtes ja jalad on turvatunne, tasakaal, ühendus maaga, kogukond, maandatus, sellised. Isegi saab keha ju proportsionaalselt vaadata, et kui inimesel on näiteks ülakeha on hästi nagu suurem ja jalad on hästi peenikesed ja siis tal on väga kerge
minna fantaasiamaailma elama ja hakata projitseerima oma fantaasiamaailma teistele inimestele peale, et siis on oluline, et sa treenid oma jalgu või siis isegi jalgade masseerimine näiteks, et kohe, kui sa tunned, et ma ei tea, et mõistus läheb nii aktiivseks, et kas ma nagu kujutan seda ette või on see päris, siis masseerid oma jalgu ja võid isegi jalgadega vastu maad nagu lüüa, et see energia tuleks siit peast ja alla. Ma olen siin. See on, see on päris. Siin võib igasugu asju toimuda, aga see on siin ja praegu. kohalolu harjutused. No. On üks küsimus ka, et Liis kirjutab, et käisin vabastavas hingamises ja järgmiseks hommikuks oli selgroo ülaosa kaela piirkonnas, siis seal oli suur valu, kramp. Hingamise ajal ei tulnud midagi esile. Kas see kaelakramp võis olla seotud eelmise õhtu hingamisega? Kas kaelas oli siis süütunne? Ja võib-olla ikka seotud, et ma oma gruppides alati teen soojendust enne, kui me läheme hingamisse, et me kas teeme mingi liikumise või masseerime alguses läbi, et ma alati soovitan enne hingama minekut õlad just soojaks teha ja isegi kui see kunagi ei tea, vaata, nii palju erijuhtusid on ja kui sul on niimoodi, et rännaku ajal ei läinud pingesse, aga järgmine päev oli pinges, siis soovitan hästi hellalt niimoodi hingad jälle, aga lõug peab olema lõdvestunud, et mis põhiline viga, mis tehakse, hingatakse niimoodi või siis aga kui sa niimoodi teed, siis sa tõmbad oma nagu need lõualihased pingesse ja vaagusnärv, mis on su kogu selle autonoomse närvisüsteemi nagu põhitegelane, et siis ta ei saa nagu lõdvestuda, et sul on vaja hoida see piirkond niimoodi lahti ja siis vaikselt hingad ja venitad, aga mitte niimoodi, et mine ära. Et eesmärk ei ole sellest valust lahti saada, vaid eesmärk on kuulata, millest see valu kõneleb. Ja hoida seda nagu väikest last, et suurim viga, mis tehakse, on, et tahetakse lahti saada mingisugusest osast endast, keda ei ole lõpuni ära kuulatud või läbi tunnetatud. See on nagu laps, kelle sa muudkui saadad oma tuppa, mine ära jonni, ma ei taha sind kuulata, sa tüütad mind ja siis ta tuleb nii kaua tagasi, kuni seda ära kuulab. Mul oli ka nüüd üks küsimus ja kadus ära. Peast, mis ma tahtsin küsida. Et see sinu tervenemisprotsess siis, et kuidas sa hindad, et kui kaua, kui inimesel on olnud mingi selline tõsine trauma, kui kaua näiteks sinul läks, kas sa võid öelda, et sa oled täna nagu sellest tervenenud täiesti, kas sellest on võimalik nagu täiesti üle saada nii-öelda või kaua see aega võib võtta üldse? See on põhiküsimus. Ei piisa, et sa käid ühe korra seal hingamises ära ja siis on korras, on, et see vist päris nii ei käi. Jah, ja ma arvan, et teekonna eesmärk võikski olla teekond pigem kui, et see lõpetatus. Et lõpetame me kõik mulla all, aga elu ju käib edasi, et eesmärk on need kogemused, need traumad, need asjad muuta enda ressursiks, enda jõuks, õppida erinevaid toimetulekumehhanisme, et ja üle kirjutada ja näiteks kui sul on olnud traumeerivad olukorrad, mis on sinusse palju kurbust toonud, et nüüd sul on see kurbus su sees, mis sa selle kurbusega teed, kas sa saaksid selle panna loomingusse? Kuidas sa saaksid seda väljendada, kas sa saaksid kirjutada sellest mingeid asju või siis kui su sees on palju viha, kas sa saaksid kuskil õiglust jalule sajada, et kui see emotsioon sul tuleb üles, et kuidas sa ei lähe sellesse tardu, võitle, põgene, olen kõigega nõus, mis mulle üteldakse sellesse närvisüsteemi automaatsesse reaktsiooni, et kuidas sa saaksid oma emotsioone tundma õppida ja siis hoopis seda jõudu, seda energiat, mis on sul olnud, kuidas sa saaksid seda positiivselt rakendada, et eesmärk ei ole nagu
olla elu suhtes nagu vankumatu või selline, et äge on ju tunda ja elu ikka juhtub ja traumasid tuleb, aga kui meil on need ressursid, millega me muutume kaasloojateks pigem kui, et ma olen elu ohver, mul on nii palju traumasid ja must ei saagi kunagi asja, et see on see tervenemine, et kui sa hakkad nägema neid olukordasid ressurssidena, elu on ju sinu poolt, sa oledki elu. Sa tahad ju endale head. Sind ei ole nagu kuulatud ja nähtud, et sa saad nagu iseendale seda pakkuda ja nautida seda teekonda endaga ühenduse loomist ja enda tundma õppimist. Jaa, väga ilusti öeldud ja et Sa oskaksid ka mingit kerget lihtsalt hingamisharjutust välja pakkuda, et kui inimene saaks kohe ennast aidata mingis kriisiolukorras, et ma ei tea, mis iganes põhjusel on endast väljas. absoluutselt. Endast välja ajanud. Ma näitan selle ette, see on mu lemmikharjutus, sellepärast et see on kõige efektiivsem. Ma teen seda igas grupis ja see on niimoodi, et sa paned omal ühe käe südamele, teise kõhu peale ja siis põlved, puusad, kannad on kas ühel joonel või siis võivad jalad alla ääred olla ka koos. Ja siis hingad lihtsalt niimoodi, nagu ma alguses ütlesin, et naba alt ja rinna pealt tõusevad mõlemad ja lõug on lõdvestunud. Välja hingates nagu lased lihtsalt rasked kotid maha. Sisse hingad sügavalt sisse ja välja hingamise lased lihtsalt maha. Ja siis vaikselt, imevaikselt põlved vajuvad laiali. Ja siis vaikselt uuesti kokku. Ja jätkad niimoodi, et sisse hingamise, välja hingamise vahepeal pause ei ole ja imeaeglaselt põlved käivad kokku ja lahku. Nüüd see on traumavabastusharjutus. Praegu ilmselt jalad hakkavad värisema, kes ei ole teinud seda ennem. Ja siis see väri, see peabki olema, eks ju. Täpselt hea, et sa seda ütled, et seda kindlasti ei kardaks. Ja kui see värin läheb niimoodi hästi tugevaks, siis paned lihtsalt kannad uuesti puusade laiuselt. Lased see värin tuleb jalgadest siia puusadesse, selgroosse, mööda selgroogu õlgadesse, kätesse, pähe ja lihtsalt siis võivad ka hakata pisarad voolama ja lubad neid värinaid. See värin ongi stressivabastus. Ja see sisemine nagu see välja hingamise tunne on, nagu sa ütleksid, seesmiselt oeh. Et meil on nii palju kordasid, kus me oleksime tahtnud öelda oeh, aga me oleme lihtsalt edasi pannud. Ja lihtsalt punni seda õhku välja, vaid lased nagu vabalt. Ja et ei punni välja, ei puhu välja, ei suru välja, vaid see on selline kerge oeh ja siis kohe jälle sisse. Ja nagu et lõuad on lõdvestunud ja ma soovitan teha, pane endale mingi playlist vähemalt 10-20 minutit, et alguses on vastupanu selle suhtes seda teha, sest et mõistus on sul harjunud sellise närvisüsteemiga, nagu sul juba on. Ja kui sa hakkad närvisüsteemis tegema muutust, siis see mõistuse jaoks on muutus kõige ohtlikum asi. Ja siis ta hakkab sulle tooma igasuguseid põhjuseid, miks praegust võiks nõusi pesema minna või siis, et mina ei saa hakkama ja see hakkama saamine, see on põhiline emotsioon, mis tuleb üles, et teistel toimib, mul ei toimi, ma ei saa millegiga elus hakkama ja ma olengi selline ja siis vaatad, et okei, sellised mõtted, et mis emotsioon sellise mõttega on seotud, ma ei saagi kunagi hakkama, ma ei tea, nagu vihaseks ajab või see saamatuse tunne nagu, davai, kuidas siis see viha või see saamatuse tunne hingaks? No see hingaks nagu niimoodi jõuliselt, nagu davai, hingan siis jõuliselt ja siis lähed selle emotsiooni sisse ja siis võib-olla lõpuks karjudki selle välja, selle laengu. Sest meil on nii vähe kordi, kus me oleme saanud seda ära karjuda, sa oled ju ebastabiilne, kui sa karjud. Aga kui sa seda hingamist teed ja oled kehaga kontaktis ja selle karjumise ära teed, siis see on meeletu vabanemine. Hingamise tehnika võib öelda, et on tegelikult siis töö närvisüsteemiga. Just. Mitte mõistusega. See on nagu mõistuse keha ja emotsioon keha siis nagu ühendus. See on nagu see isa, poeg ja püha vaim. See kolmik on nagu, jah.
ja siis see lõpujutt ka, mida me pidime rääkima, et see uudis, mis meil on siis, et Elina tuleb meile fookuspunkti ka tegema sellist praktikat, kus siis, mis see kestus võiks olla, kuni 1,5 või 2 tundi või, kus tehaksegi see hingamisrännak läbi ja sinna juurde siis teooriat ja teadmisi, et mis sa veel mõtlesid rääkida, kuidas see oleks? Jaa, et teekski niimoodi, et kui inimesed tulevad, et siis nad alguses räägivad või kirjutavad sinna chati või siis ütlevad videos, et mida nad tahaksid kogeda või mis nad kogevad või mis neid sinna toob. Ja siis ma selle järgi saan hakata juhendit andma, et loomulikult mul on niisugune raam, mida ma alati kasutan, aga siis kui mulle antakse nagu suund kätte, siis ma võiksin nädal aega ainult rääkida sellest hingamisest, aga kui te annate mulle, mis suunas me hakkame minema, siis ma annan selle järgi juhendi ja me hakkame kohe alguses hingama ja siis ma jah, juhendi annan selle järgi, vaatan, kuidas te reageerite ja mingi 40 minutit on nagu selline ühendatud hingamine, aga ma siis ennem seda teen ka mingi soojenduse, jälle iga kord natuke erinev vastavalt sellele, mis te räägite ja miks ma annan nagu erinevaid asju ka, on sellepärast, et kunagi ei tea, mis sul võib ära klikkida. Et see ongi nende ressursside edasiandmine, et kui sul on, ma ei tea, lähed tantsupeole näiteks, tantsupeol ja tahaks tantsida, aga hästi nagu imelik on, et ei saa nagu kehaga ühendust ja veider on, et siis sa saad, näed, seda hingamistehnikat kasutada või seda liikumistehnikat, et saada üle oma sellest tardunud seisundist näiteks. Ja me teeme siis fookuspunktis teeme seda virtuaalselt, on ju. Ja 28. mail siis kell 6 on siis online rännak trauma vabastamiseks hingamise väel läbi sisemise kaose. Et see ongi, et lähed läbi sellest kaosest, vaatad sellele otsa ja siis toimub see vabastamine siis Elina juhendamisel. Ja selline pakkumine teile siis, et kuni 9. maini on siis selle vabastava rännaku hind 30 eurot. Et siis 10. maist alates on 36 eurot, mis sisaldab käibemaksu. Et muidu Elina teeb ka, et teeb nii füüsilisi kohtumisi kui virtuaalseid ka, eks ju. Et see on, kas ta on siis kuskil 1,5 tundi see virtuaalne võib-olla? Ja mulle võib kirjutada, kui on lisaküsimusi, ma väga palju ka räägin oma Facebooki ja Instagrami kontol nendest teemadest, et siis saab lisa uurida sealt ka. Ja pärast tänast siis kogemuslugu me saadame järelkirja ka salvestusega, paneme sinna Elina kontaktid ka kirja, et saate küsida. Meil tegelikult tunnistajast juba 1,5 tundi saanud, aga kas ma võtan siit selle ühe küsimuse veel või kuidas sa tunned? Mul on aega. Et kui on igapäevaselt selline üleüldine väsimus ja kehas on vitamiinid ja näidud korras, nagu raud ja D-vitamiin näiteks on korras, et kas siis võib oletada, et tegu on mingi pinget tekitava stressi allikaga, mida keha enam ei jõua taluda ja siis väljendubki kehas? Absoluutselt. Väsimus. Jaa, absoluutselt. Noh, jälle nagu sa isegi võid arvata, et seal on meeletult palju põhjuseid, mis seda võib teha, aga üks imeline tehnika on raputamine, mida vähe kasutatakse, aga mis tõesti toimib ja selle raputamise juures on üks oluline nüanss, et üks asi on raputamist teha, aga teine asi on raputamist lubada või rappumist või värinat lubada. Et kui sa näiteks seisad niimoodi, et sul on põlved natukene pehmed ja puusad, õlad ja pea on üksteise kohal, siis sul tekib jalgadesse väike lihaspinge, mille tulemusel tekib natukene värinat jalgadesse. Ja nüüd, kui sa lubad seda värinat ja lubad sellel värinal kasvada kogu keha ja värised niimoodi, lihtsalt lased kehal väriseda mingi 15 minutit,
siis see mõjub kehale nagu võibki nagu kohvi mõjuda ja pärast seda on ülihea tantsida, näiteks teed selle 15 minutit värisemist ära, siis see laseb energia vabaks ja siis tantsimine tõstab selle energia ülesse ja me oleme vahel seda teinud niimoodi, et me võtame eesmärgiks 21 päeva järjest seda teha. Osho Kundalini meditatsiooni esimene faas on see siis ja fantastilised elumuutused ja projektid ja asjad lähevad inimestel täide. See on selline manuaalne ATH toimetulekustrateegia mul on vähemalt. Ja, aga kas sa annaksid ühe soovituse ka, et kui on inimene, kes on just äsja sellisest traumeerivast olukorrast nagu väljunud, nagu sinul oli, või siis elabki koos mingi nartsissistliku või vägivaldse inimesega, et kuidas ta nagu saaks oma emotsioonidega kõigepealt toime tulla, et ta saaks üldse minna, hakata abi otsima, et mis see mingi esimene samm võiks olla? Esimene samm võiks olla see, et võtad telefoni kätte ja helistad kellelegi, keda sa usaldad. Ütled talle, et kuule, et mul ei ole vaja praegu nõu anda, mind ei ole vaja lohutada, aga mul on praegu see emotsioon, kas sa võiksid mind lihtsalt ära kuulata? Tead, kui palju seda on, et tuleb minuni see, et tegelikult seda inimesed ootavadki, et kas mulle räägib sõbranna või ma loen kuskilt või mis iganes, et see teine pool, kas ta on sul mees või naine kodus on ju, et kui sa tahad tuge saada lihtsalt, aga sa saad sealt kohe nõuandeid ja lahendusi, et ei olegi vaja isegi pingutada nii palju, et piisab ainult ärakuulamisest teinekord. Ja see lause seal ees, et sa paned nagu kohe nagu ootused ja piirid paika, siis see võtabki sellelt kuulajalt pinge maha, sest et väga tihti inimesed, kes peavad nagu kuulavad teise inimese emotsioone, siis nendel tekib ka see koht, et aga mida ma nüüd tegema pean siis, Ta arvab, et temalt oodatakse mingit abi. ja siis nad tunnevadki pärast, et nad on nagu tühjaks pigistatud või et nad on nagu koormatud, sellepärast et nad tundsid ennast abituna, et nad ei suutnud abi paluda, abi pakkuda, aga kui nende suhtes ei ole ootusi, siis nad tunnevad isegi ennast hästi, et vau, ma sain teda aidata ja ma ei pidanud isegi midagi tegema. Ja, et see on number 1 kindlasti. See on täpselt, Elina kodulehel oli ka väga ilusti nagu seletatud, et kuidas see lihas armistub, et kui emotsioon ei ole saanud väljendust. Et jah, võib lugeda sealt, väga huvitav on kirjutatud, et siin öeldi ka, oi aitäh, proovin järgi, aga ma ei tea, mille kohta see nüüd tuli. See värisemine. Ja küsimus, et kas online rännakut on ka võimalik järel vaadata, et jah, selle salvestuse saab siis 1,5 nädalaks veel pärast, et saab järele vaadata. Aga kui praegu ei ole rohkem küsimusi, siis ma laseksin Elina vabaks. Ma ütlen selle eelmise teema lõpetuseks, et see esmane, et mida teha, see teise inimesega jagada, et see on hästi oluline, ma tahaks seda lihtsalt rõhutada, et me üksi ei nutaks. Et loomulikult, kui sul on vaja üksi nutta, siis nuta ka, aga see, et keegi teine sinu emotsiooni tunnistab, siis uuringud on näidanud, et sellel on lihtsalt niivõrd palju suurem mõju sellele traumavabastusprotsessile. Üksi nutmine on ka okei, aga kui sul on tõepoolest see võimalus, et keegi on sinuga koos selles kogemuses, siis see on nagu sihuke kvantfüüsikaline seadus, et objekt käitub teisiti siis, kui ta on vaatleja all versus kui ta ei ole vaatleja all. Et see on nagu ka oluline koht. Et ärge jätke ennast. Ei olegi kontaktis endaga, ta ei saagi ise aru, ta on nii segaduses, see teine nagu peegeldab talle ka siis temaga toimub. Annab kinnitust, et sul on küll, on jah hullusti, et võib-olla ise kogu aeg nagu sinagi vaata, et saan hakkama, pole hullu midagi. Teistel on hullem ju vaata, et ei ole midagi.
et võib-olla vahest on vaja seda kinnitust, et jah, et sul on ikka hullusti, et sa väärid seda abi, on ju. jah, mulle meeldib Gabor Mate ütleb ka, et kes on praegu see üks trauma valdkonna eestvedajatest, et trauma ei ole mitte see olukord, mis sinuga juhtus, vaid see, et sa ei saanud seda mitte kellegiga jagada. Ja siis see protsess, mis su sees toimuma hakkab pärast. Üksindus sellest, eraldatuse tunne sellest kogemusest. Siis sa lausa võtsid nüüd ilusti kokku selle tänase kogemusloo. Aitäh sulle, Elina, et sa jagasid seda väga karmi lugu, aga näha on, et täna sinuga on kõik väga hästi, sa oled elurõõmus, tore, aitad teisi inimesi, et kui sellisest loost nagu nii elurõõmsana ja tervena välja tulla, siis see annab ainult lootust kõigile meie kuulajatele siin ka täna, ma arvan. Et sa said hakkama, et siis saame meie ka hakkama, on ju. Et väga suur tänu sulle ja aitäh kõigile, kes kuulavad. Ja aitäh kõigile ja jälle, kui keegi tahab suhelda, siis Elina Kadaja Facebookis ja Instagramis. Aitäh sulle, Kerli, et sa teed seda mega. Inglid on olemas, abi on. Kohtumisteni. Kohtumisteni, tšau.